Tere tulemast hommikupalvele. Ma alustan tänast hommikupalvust piibli tekstiga, mis on siis väike sissejuhatus sellele loole, mille ma pärast loen selle sõnumile. Ja see piibli tekst on siis Heebra kirjast 13. peatükist. Loen sealt algusest. Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda aimamata võtnud külalistena vastu ingleid. Pidage meeles vange, nagu te oleksite kaasvangid ja kurja kannatajad, sest ka teie olete alles maises ihus. Kõikide juures olgu abielu au sees ja abielu voodi rüvetamata, sest Jumal nuhtleb hoorajaid ja abielu rikkujaid. Teie eluviis olgu raha ahnuseta. Jääge rahule sellega, mis teil on, sest tema on öelnud, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Nii võime julgesti öelda, issand on minu abimees ja minul ei ole midagi karta. Mida võib teha mulle inimene? Nüüd mõeldes selle teksti peale oli üks asi, millest siin rääkis, oli külalislahkus. Ja külalislahkus on üks omadus, mida piibel kutsub siis tegema. Ma ise püüan ka, et minu kodu oleks avatud teistele inimestele. Aga üks asi, mida ma veel püüan, et minu auto oleks avatud teistele inimestele. Kui ma kuhugi sõidan ja mul autos on ruumi ja ma näen, et keegi hääletab tee ääres, siis ma võtan ta tavaliselt peale ja kui ta läheb sinna, kuhu mina lähen, siis ma viin ära või kui tema koht jääb tee peale, siis ma viin ta ära. Ja mõnikord, kui ma näen inimest, kes kõnnib samas suunas, kuhu mina siis sõidan ja mõttes käib läbi, et äkki ma saan ta ära visata, siis ma tavaliselt ka peatun ja küsin, et mina sõidan sinna poole, et kas ta soovib ka peale tulla. Ja läbi selle, et ma niimoodi saan inimesi aidata, teeb see mind palju rõõmsamaks. Ja tunnen, et minu auto on ka rohkem kasutatud. Ja inimene, kes saab siis aidatud läbi selle, on ka väga tänulik ja palju rõõmsam, kui ta kogeb sellist lahkust. Harva juhtub nii, et keegi koputab tänapäeval meie uksele ja vajab abi, on adripäev, mardipäev, kui koputatakse uksele, küsitakse kommi või mingit kingitust. Aga et keegi koputaks uksele ja vajaks mingit abi, siis tänapäeval tuleb pigem harva ette. Ma ise mitmed aastad tagasi sõbrannal, kirikust ühel sõbrannal, oli siis ühes 5-kordsest majas Tallinnas korter värskelt üürile võetud ja me läksime siis tuttavatega sinna külla talle. Ja mina võtsin kaasa popcorni, et seal popcorni teha ja koos süüa popcorni. Aga ma avastasin, et tal ei olnudki mikronahju kodus. Et ei saanudki popcorni teha. Aga siis ma mõtlesin, et ma olen küsin naabritelt, et kindlasti naabritel on mikronahju, et seal naabrite juures popcorni teha. Ja koputasin ustele, üllatas mind see, et inimesed väga ei avanud uksi. Et kui keegi siis rääkis läbi ukse, et kuna ma olin võõras, siis ei tahetud ust lahti teha. Aga üks inimene avas mulle ukse ja ma küsisin talt, kas tal on mikronahju, et meil on popcorni, aga popcorni ei saa teha, kuna meil mikronahju ei ole. Siis ta kutsus mind sisse ja näitas mikronahju ja ütles, et võta endale. Mul pole seda vaja. Ja siis ta andis mulle terve mikronahju. Ja siis ma viisin selle siis sõbra juurde ja seal saime mitmed kordi popcorni teha. Et see on siis oli üks ootamatu lahkus, nagu palju suurem lahkus, kui ma oleks oodanud. Aga külalislahkus on siis midagi ilusat, mis soojendab südant ja teeb maailma paremaks. Lisaks see piibli tekst rääkis siin ka raha ahnusest. Teie eluviis olgu raha ahnuseta. Jääge rahule sellega, mis teil on. Lihtsalt paratamatult me peame tööl käima, et raha saada ja et peret ära toita. Aga üks asi, et me ennast ära toidame, peret ära toidame, on hea, kui me ei hoia rahast nii tugevalt kinni, et anname ka seda teistele
kes seda teised veel vajavad. Ja see tähendab siis, et meie rahal on suurem väärtus, kui sellest ka lisaks meile saavad ka teised abi. Ja väljaandmisel on selline võlu, et kui inimene annab välja, sest paratamatult see ühiskond läheb ka lahkemaks, kes on minu ümber, kes siis muutub ka lahkemaks minu enda suhtes. Aga Piibel ütleb, et kõige hea allikas on Jumal. Ja olgu meil aega ja tahtmist õppida Jumalat tundma, et Jumal saaks meid muuta. Ja siit edasi läheme nüüd laulame 2 laulu. Esimene laul Jeesusele tahan laulda ma. Jeesusele tahan laulda ma. Patustele päästjaks tuli ta. Jeesus meid siin valgustab, lunastab ja kinnitab. Talle laulgu kõik ta kogudus. Kättel kannab ta meid armu käes. Rõõmu annab, kui meil kurbus käes. Oma handidega ta õnnistab meid otsata. Teda kiitku kõik ta kogudus. Ta ei väsi iial armutöö. Tema käsi kaitseb päevalöö. Iga kurvastuse sees tema on su abimees. Kui sa teemast ikka kinni pead. Meid sa võtsid päästa võla sees. Surma tõtsid ise meie ees. Ise kohtumõistja sa andsid ennast tuhelda, et nii meie õigeks saaksime. Jeesus anna, et ma kuulen sind. Sinu sõna valgustagu mind. Õnnistust ei taha ma ilma sinu vereta. Ennast ise meile ilmuta. Ja teine laul on Maailma valgus. Siis tuntud laul üle maailma, tõlgitud mitmetesse erinevatesse keeldesse ja ka eesti keelde õnneks. Maailma valgus, sa tulid me juurde, tõid valgus pimedusse. Ilu, mis pani mind sind armastama, lootust mu ellu see tõi. Olen siin, et kiita sind, et kummardada.
Jeesus on maailma valgus, kes on siis maailma saadetud ja meile juhatust andma. Nii, edasi lähen loo juurde. Kus on armastus, seal on Jumal. On novell kingsepast nimega Martin Adveits. Ta oli hea kingsepp, kes tegi oma tööd hästi, töötades keldris, kus oli ainult üks aken. Martin oli lesk. Ta naine oli surnud ja samuti olid surnud imikueas kõik nende lapsed, välja arvatud 3-aastane poeg, kes kasvas Martini õe juures. Kui kingsepp otsustas võtta poja enda juurde elama, suri poeg ootamatult palavikku ja Martin jäi ka temast ilma. Sügavas leinas salgas ta Jumala, mõeldes, kuidas Jumal saab lubada sellistel asjadel juhtuda. Ühel päeval külastas Martinit missionär ja Martin rääkis talle oma raskustest. See missionär ütles Martinile, et ta peaks elama oma elu Jumala jaoks ja mitte salgama teda, sest Jumala tahe on ülim otsustav tegur. Inimestena ei saa me seda kahtluse alla seada. Missionäri sõnad puudutasid Martinit sügavalt. Ta läks välja, ostis endale piibli ja hakkas seda lugema. Tema elu sai täis rahu ja rõõmu. Ühel õhtul luges Martin kirja kohta variserist, kes oli kutsunud Jeesuse oma majja. Seal pesi üks naine oma pisaratega Jeesuse jalgu ja võidis neid salviga. Martin pidas end selles loos variseriks, kuna ta elas ainult iseendale. Öösel unes tundus Martinile, et Jumal ütles, et järgmisel päeval tuleb ta talle külla. Järgmisel hommikul vaatas Martin ootavalt aknast välja. Jumalat otsides nägi Stepanitsi lund minema lükkamas. Martin kutsus ta sisse sooja teed jooma. Martin rääkis Stepanitsile Jeesusest ja variserist ning Stepanits oli pisareteni liigutatud. Lahkudes tänas ta Martinit hinge ja keha kosutuse eest. Siis nägi Martin õues noort naist, kellel oli liiga õhukesis riideis laps. Ta kutsus ta sisse sööma, andis talle soojemaid riideid ja raha. Martin rääkis talle ka Jeesusest ja naine tänas teda ja lahkus. Siis nägi ta noort poissi varastamas vanema daami tagant. Ta läks õue ja lahendas nende tüli, avaldades nende mõlema vastu armastust ja kaastunnet. Õhtul, kui Martin mõtles, miks Jumal teda ei külastanud, ilmus tema koju 3 kuju, kellele ta oli sellel päeval külalislahkust üles näidanud. Nad ütlesid, et kui ta neid aitas ta Jumalat. Seejärel mõistis Martin, et Jumal oli teda tõesti külastanud ja ta oli ta hästi vastu võtnud. See lugu on sarnane ühele loole, mille rääkis Jeesus. Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest. Otse kui karjane eraldab lambad sikkudest ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele, tulge siia, minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te andsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiged talle. Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind? Või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu? Või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Ja kuningas vastab neile. Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Võimalik, et Tolstoi sai
inspiratsiooni oma loo jaoks just sellest Matteuse evangeeliumi kirjakohast. Jeesus õpetas sageli inimeste vaheliste suhete kohta, õpetas andestama, andma puuduses olijaile, tegema teistele seda sama, mida tahad, et tehtaks sulle ja armastama ligimest nagu iseennast. See tähendab, et ka ennast peab armastama ja palju, sest muidu ei armasta me ka teist inimest piisavalt. Aga kuna meie oleme osa jumalikust loomusest, suudame meiega palju rohkem, kui me isegi teame. On palju lugusid, kuidas inimene kohtub Jumalaga ja saab sisemiselt uueks, nagu see kingsepp. Ta oli leinas, ta süda oli murtud, tal oli raske teisi märgata. Ta oli kibestunud Jumala peale ja tundus, et see, mis ta elus oli juhtunud, määrab ta elu. Aga Jumalal oli tema elu jaoks plaan, nagu on meie kõigi jaoks. Jumal võttis ära kibeduse tema hingest. Valu asemele tuli rõõm, kurbuse asemele rahu. Ja siis Jumal näitas talle enamat, et on teised inimesed. Jumala näo järgi loodud. Inimesed, kellele kingsepp saab olla õnnistuseks. Jumal on kuidagi inimese selliseks loonud, et kui inimene annab välja midagi, siis ta saab ise sellest rõõmsamaks, muidugi, kui ta ei tee seda sunnitult. Mõnikord on ka nii, et püüdes teha teisele head, ei teagi, et tegelikult see ei ole teisele hea. Näiteks kui sind petetakse, keegi raskes olukorras tänaval küsib sinult raha, et osta endale süüa, kuid hoopis küsib tegelikult alkoholi jaoks, et oma sõltuvust rahuldada. Kui isegi välja antud andi ei kasutata sihtotstarbeliselt, kasvatab välja andmine meis siiski lahkus teiste suhtes. Ma ise kogen sageli inimeste lahkust, nagu kingseppki inimeste suhtes osutas. Ja need on nii südant soojendavad hetked. Näiteks mul on majas 2 naabrit ja mõlemad on meie pere suhtes väga armsad ja lahked. Ühega neist aga alguses ei saanud ma kuidagi läbi. See oli justkui üle kivide ja kändude. Kuid aastate jooksul ma õppisin teda tundma ning tänaseks on hämmastavalt lahke meie pere vastu, tuues meile sageli maiustusi ja kingitusi. Samuti olen kogenud kolleegid erilist lahkust. Mõnikord, kui olen palunud abi, olen kogenud, kuidas kolleeg kogu südamest püüab mind aidata. Jeesus ütleb Luuka evangeeliumis, andke ja teile antakse. Väljaandmine on kui bumerang, mis loob üleloomulikult selle, et ka meile antakse. Selles loos oli kingsepp lisaks lahkusele ka külalislahke ning piibel räägib külalislahkusest. Et me ei unustaks olla külalislahked, sest enese teadmata võib meie lahkus osutuda inglile. Jeesus ütles, et suurim käsk on armastada Jumalat ja teine on selle sarnane armastada ligimest nagu iseennast. See kõik tuleb Jumala käest. Me ei suuda ise Jumalat armastada, enne kui oleme kogenud tema armastust meie vastu. Ja seeläbi õpime armastama ennast. Kui tunneme end armastatuna, saame armastada ja märgata ka teisi. Nii saab Jumal ühe inimese elu muutes puudutada paljusid inimesi. Meie saame muuta maailma ja lahkus on üks asi, mis muudab maailma paremaks. Siiski kõige vajalikum on, et meil oleks isiklik suhe Jumalaga läbi Jeesuse Kristuse. Ja läbi selle isikliku suhte Jumal muudab meid rohkem enda sarnaseks. Jääme palvele. Jumal, palume, et sa võiksid meiegi südameid puudutada ja muuta nagu selle kingseppa oma. Et isegi kui elu olukorrad ei ole kerged, oleks me südames rõõm ja rahu ja me võiksime märgata ka teisi inimesi ja olla neile õnnistuseks. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Nüüd on võimalik laulda viimane laul Oma rahu. Annan teile. Siis Jeesuse enda öeldud sõnad. Ta lubas tõotas anda
rahu oma jüngritele, oma järgijatele. Oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma, ei maailm või rahu anda. Oma rahu jätan ma, oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma, ei maailm või rahu anda. Oma rahu jätan ma. Ja nüüd on meil võimalik paluda ka Jeesuse enda õpetatud palvet. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Me igapäevast leiba, anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.